aga ma ütlen lihtsalt paar sõna enda kohta. Ja siis räägin teile veidi sellest, et miks on siis ülekaalust nii raske vabaneda. Mina oma igapäevatööd jagan siis tõesti Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis ja Kognitiivse käitumisteraapia keskuse vahel. Ühes ma olen siis õppejõud ja teadur ja teises ma teen siis praktilist kliinilise psühholoogi tööd. Ja miks see teema minu jaoks oluline on võib-olla see, et ma olen juba ligi 20 aastat uurinud inimesi, kellel on siis söömisega probleemid, eelkõige söömishäirega inimesi. Ja tõesti oma igapäeva praktikas ma näen ka seda, et inimestel on ülekaalust väga raske vabaneda ja võib-olla täna natukene mõtleme siis koos, miks see nii on ja võib-olla natukene ka julgustust, kuidas seda ikkagi teha. Ja ma saan aru, et küsimused tulevad pärast ja loodame, et mõned küsimused saavad ka siin ettekande jooksul vastused. Et võib-olla ma alustaksin sellega tänast sellist webinari, et me elame ikkagi sellises keskkonnas tänapäeval, kus head toitu on ikkagi väga-väga palju. Seda toitu on võimalik kätte saada, väga kiiresti manustada. Ta tekitab meile väga kergesti sellise hea küllastustunde, ta pakub meile naudingut ja nagu te teate, siis tänapäeval ikkagi toidutööstus ja üldse toidu tarbimine on liikunud selles suunas, et väga kiiresti saada kätte energia hulk ja meil on tehtud toit väga maitsvaks, liigse suhkru, liigse soola, peidetud rasvadega ja inimestele üldiselt meeldib selline toit. Ja teine probleem, mis on probleem just ülekaalu mõttes, on see, et me elame ikkagi ka ajal, kus söömine on võimalik kõikjal. Ehk siis me söömist ei seostata enam sellise regulaarse söömise toidukordadega, keegi valmistab ette seda toitu, meil on, ma ei tee üldistusi, aga et üleüldiselt, kui palju on see, et pere sööb koos hommik, lõuna, õhtu või keegi võtab ette toidu valmistamise selleks, et tänapäeva maailmas on see ikkagi väga individuaalne, kõigil on oma tegemised ja söömine on justkui üks tegevus paljude teiste tegevuste kõrvalt, mis me teeme siis, kui me vaatame filmi või teeme tööd või oleme autoroolis. Ehk siis, et seda tegevust, söömist kui tegevust väärtustatakse oluliselt vähem täna ja samal ajal meil on ikkagi ka päris palju sotsiaalset söömist, mis tähendab seda, et meil on väga palju selliseid söömisega seotud stiimuleid pidevalt ja kontekste. Ehk siis midagi me tähistame toiduga, midagi me lõpetame toiduga ja räägiksin natukene ka tõesti sellest, et kuidas see kontekst siis loob tegelikult olukorra, kus meil on väga raske ei öelda toidule. Ja samal ajal lihtsalt võrdluseks, et kas ma väga vabandan, et kui tulevad mingid helid sisse, aga loodan, et mitte väga palju. Aga et võrdluseks siis, et kuidas, kas on igal pool niimoodi, et lääne dieet domineerib, see tõesti nii ei ole ja kellel on rohkem tõesti huvi, siis võib vaadata seda, kuidas erinevates kultuurides on söömiskäitumine, mis on need iseloomulikud söömiskäitumise tunnused ja teisalt ka see, et mida süüakse. Ja siin sellel slaidil te näete siis tüüpilist saksa perekonda, kelle nädalatoit see siis on. Ja me näeme ikkagi, et seal on väga palju töödeldud toitu, seal on ka alkoholi ja oluliselt vähem on nagu sellist taimset toitu või midagi, millest toitu valmistada. Ja siis me näeme ühte Peruu perekonda, kes siis, kui te vaatate nagu, mis on nende toidulaual, siis me näeme seal väga palju teravilju, puu- ja juurvilju ja üldiselt sellist liha on vähem kätte saada. Aga need trendid on, söömistrendid tähendavad siis seda, et see on absoluutselt ilusasti seoses meie kehakaalu suurenemisega ja tegelikult siis ehkki ülekaal ja rasvumine on võtnud ikkagi väga sellised laiaulatuslikud mõõtmed, siis tegelikult see ei ole igal pool niimoodi ja see näitab, et vaatamata meie geenidele
siis ikkagi keskkond on see, mis hakkab mõjutama seda toidu tarbimist ja läbi selle ka siis meie kehakaalu suurenemist. Nii. Ja mis ma veel tahan nagu tuua selleks kontekstiks on see, et lisaks sellele, et meil on nagu sellist isoäratavat toitu nüüd tänapäeval väga palju ja see toit on tõesti kättesaadav ja odav, võrreldes siis sellise tervisliku toiduga, et meil on nagu tulnud siis väga palju soovitusi, riiklikke soovitusi, et kuidas me peaksime siis tegelikult sööma. Ja ma lihtsalt olengi praegu siia välja toonud ainult Tervise Arengu Instituudi sellise näite ja me teame, et meil on ka väga palju kõikvõimalikke eraettevõtmisi, mis siis propageerivad ühte või teist dieeti või energiatarbimise piiramist, aga üldiselt on täna teada, et kui küsida inimeste käest, kes on ülekaalulised või rasvunud, et kas te olete midagi kuulnud toidusoovitustest või kas te teate midagi teatud toidugruppidest, siis suur osa inimesi ütleb, et loomulikult ma tean, toitu tervislikult, liigu rohkem, vähem sellist ekraaniaega, parem uni ja et kõik, et siis see toob selle, et sinu kehakaal hakkab langema. Ja sellised teoreetilised teadmised on olemas suurel hulgal ikkagi inimestest. Küsimus on lihtsalt selles, et inimesed ei suuda lihtsalt neid soovitusi järgida, sest ühe harjumuse kujundamine nõuab väga suurt pingutust ja ta nõuab ka sellist pühendumist ja ajalist ressurssi. Nii et vaatamata sellele, et meil on tõesti selliseid nutikaid abilisi enda toitumise jälgimiseks, siis nad annavad küll meile infot võib-olla selliste igapäevase toidulaua rasvad, süsivesikud, puuviljad, toidulisandid, vitamiinid, mineraalained ja nii edasi. Ja on isegi võimalik oma sellist söömist või sest jah, söödava hulga toitu analüüsida, siis tegelikult selliseid soovitusi, et kuidas ma suudaksin olla järjepidev, kuidas ma saaksin hakkama selliste söömistungidega, kuidas ma üldse nendiste ahvatlevate toidustiimulitega toime tulen, seda on palju-palju vähem. Ja võib-olla olete ise ka seda kogenud. Nüüd teine maailm, mis avaldab väga palju survet, on siis kõikvõimalikud toidulisandid. Ja tõesti seda, et võta üks kapsel sisse ja su kaal kohe alaneb ilma midagi selleks tegemata, et me näeme selliseid ju kuulutusi päris palju ja kõik me tegelikult teame, et see nii ei ole. Nii et täna ma tahaksin natukene rääkida siis sellest, et kuidas siis sellises maailmas üldse toimida ja kuidas alustada üldse oma ülekaaluga tegelemist ja hiljem ma saan teile vastata ka teie küsimustele. Ja ma räägin eelkõige kliinilise psühholoogi vaatepunktist ja psühholoogia teadmistest ja olles küll kursis ka sellistest kaalukirurgia meetodite ja ka ravimitega, mis kaalu potentsiaalselt võiks alandada, siis ma tahaksin ikkagi väga palju täna rääkida sellest, et mis on siis sellised psühholoogilised ja käitumuslikud faktorid, mis ülekaaluni inimesed tegelikult viivad. Ja kui mõelda nagu sellise söömise, aktiivsuse ja kehakaaluga seotud probleemide spektrumile, siis see vahemik tervislikust problemaatiliseni ei ole niimoodi, et kõik või mitte midagi. Et kui nüüd nagu mõelda, et kuidas kujuneb üldse problemaatiline söömiskäitumine või kehakaal, siis see kujuneb ikkagi järk-järgult. Selleks on meil ka oma mudelid, kas siis pere näol või see, kuidas ka meie keskkond siis toetab seda. Aga üldiselt tervislikuks peetakse siis seda, et kui on tasakaalustatud toitumine, mõõdukas füüsiline aktiivsus, inimene on kehaga rahul, oma kehakuju ja kaaluga, on väga selgelt regulaarne söömine, ma räägin kindlatest toidukordadest, 3 põhitoidukorda, vahepalad ja siis kaal, mis püsib sellise tervisliku kehakaalu piires. Ja kui nüüd mõelda, et kuidas inimene jõuab sinna siis sellisesse problemaatilisse, siis väga sageli ikkagi esmased kaalu kontrollimise meetodid, millega hakkavad juba tegelikult üsna noorelt, 13-14-aastaselt ka tüdrukud ja hiljem veidi ka poisid pihta, on ikkagi selline dieedipidamine. Ja dieedipidamine ei tähenda siin seda, et lihtsalt natukene piiratakse süsivesikute tarbimist, vaid see reeglina on ikkagi üsna karmid meetodid nagu näljutamine päev otsa, väga selgelt toidukordade vahele jätmine, mitte siis ei ole see toidukoguste vähendamine, vaid
ja selline optimaalne energiatarbimine, vaid need on väga äärmuslikud dieedid. ja on teada ju, et kõik, kes on natukenegi ülekaaluga tegelenud, siis dieedid viivad selleni, et mingi aeg kehakaal võib küll langeda ja mida äärmuslikum on dieet, seda kiiremini tagasi tuleb ja mõnikord isegi rohkem kehakaal. ja kui sinna juurde läheb nüüd selline vähesem või ka siis näiteks on ka inimesed, kellel on probleem see, et nad on liiga, tahavad ikka väga-väga madalat kehakaalu, siis nad hakkavad ka liigselt füüsilist aktiivsust oma ellu planeerima ja väga selge eesmärgi kaalu alandada. Et kas see ei ole väga tervislik ja kui ma ütleksin, et kui nüüd iseendal mõtlete, et kas ma olen nüüd seal tervislikus või problemaatilises spektris, siis päris kindlasti, et kui te märkate, et te olete oma kehaga rahulolematu või te sööte ebaregulaarselt või on teie kaalumuutused ikkagi olnud, siis te hakkate liikuma juba vaikselt sinna problemaatilise söömiskäitumise ja kehakaalu kontrolli juurde. aga kus siis inimene võib lõpetada tänu sellele, et ta hakkab midagi tegema oma kaalukontrolliga ja tihti on need ka väga ebatervislikud kaalukontrollimise strateegiad nagu lahtistite kasutamine või kõikvõimalike toidulisandite kasutamine ja nii edasi, oksendamine, et siis ta võib lõpetada söömishäirega või siis sellega, et inimene on ka äärmuslike liigsöömishoogudega, et siis me räägime ka liigsöömishäirest või siis lõpetatakse äärmusliku üle- või alakaaluga. Et see kõik kujuneb aegamööda. Ei ole niimoodi, et ühel päeval on tervislik ja teisel päeval on siis selline väga problemaatiline siis kehaimidž või söömiskäitumine ja tegelikult me saame väga palju juba ennetada ja väga varajases eas, et see nii ei juhtuks. ja lihtsalt eile nüüd natukene selliseks võib-olla näiteks, mis ma just võtsin, et meil on siis toitumine.ee koduleheküljel on siis selline ütleme anonüümne küsimine ja siis spetsialist vastab. ja näiteks ma leidsin just üks viimane küsimine oli, kus siis 10-aastane tüdruk, ma eeldan, et ta on tüdruk millegipärast, ütleb, et ta on 160 sentimeetrit pikk, kaalun 49 kilogrammi ja soovin teada, kas olen ülekaalus või siis mida teha, et saada saledamaks. Ausalt öeldes mind see väga ei ehmatanud, et 10-aastased tüdrukud pöörduvad, sest ma näen oma kliinilises praktikas, et söömisprobleemid on jõudnud järjest varasemaks ja söömishäired ja tõesti juba 90 aastased tüdrukud eelpuberteedi eas võib juhtuda see, et keharasva protsent muutub, sest ülemineku eaga tekib nii tüdrukutel kui poistel tõesti siis selline vöökoha rasvumine, mis siis muutub paari aasta jooksul. aga et see, mis spetsialist siis vastab, oli natuke mulle isegi selline hoiatav, et kui sulle öeldakse, et sa oled suhteliselt ülekaalu piiril, sa oled 10-aastane tüdruk tegelikult ja talle siis antakse soovitus oma toitumine üle vaadata ja piirata siis tugevasti magusate soolaste näkste söömist. ja iseenesest on need õige, et liigne magus, magustatud joogid, kiirtoidud, need ei aita. ja samal, kui öelda, et söö tasakaalustatud toite, siis no mida nüüd praegu nagu üks 10-aastane tüdruk sellest välja loeb. aga mulle näis, et see tüdruk läks edasi ja ta küsis uuesti 2 nädalat hiljem jällegi, et nüüd teen 3 korda nädalas trenni, ratsutan, käin ujumas, võimlen, olen ikkagi mures ülekaalust, toob samad parameetrid, ema ütleb, et sa ei peaks muretsema. aga ma kardan ikkagi, et olen ülekaalus. ja nüüd see spetsialisti vastus on ikkagi natukene rohkem selline normaliseeriv, et sa ei peaks ikkagi muretsema, sest kui sa oled 10-aastane, siis tegelikult sa oled eelpuberteedieas ja on üsna selge, et sinu pikkusega ja mida vanemaks sa saad, siis ka normaliseeritakse, et sa võid kaaluda ka oma pikkuse juures 15-aastaselt kuni 60 kilogrammi tegelikult ja 19-aastaselt kuni 64 kilogrammi, et olla normaalkaalus. aga see lihtsalt näitab minu jaoks ja illustreerib seda, kuidas see maailm on mõjutanud väga noori inimesi ja kuidas me siis tegelikult peaksime toimetama, et need inimesed abi saaksid.
Ja võib-olla see natukene illustreerib seda, et me peame ülekaalu taga hakkama vaatama ka seda, kas inimesel on kehakaaluga rahulolematus, kas tal on tugev hirm kaalutõusu eest, sest kui sellised asjad lisanduvad, siis ei ole võimalik traditsioonilise kaalukaotusmeetoditega kaalu tegelikult alandada. Et mis asi on siis normaalne söömine, mis on hedooniline söömine? Et normaalne söömine on, eks ju, vastuseks füsioloogilisele näljale ja siis me põhimõtteliselt sööme kõike selleks, et saada seda küllastust. Meil on tõesti vajalik hoida oma keha homostaasi, oma keha keemilist reaktsiooni ja me oleme põhimõtteliselt nõus sööma mida iganes. Ja nüüd on tulnud siis ikkagi hedooniline söömine ja tegelikult seal ei ole mitte midagi enam pistmist füsioloogilise näljaga, vaid tegelikult seda söömist juhib täielikult naudingutunne. Selle taga ei ole energiavaegust või nälga ja ma lihtsalt panin teile nüüd siis viimase slaidina siin ennem, kui ma seda ettekannet hakkasin tegema, et võib-olla teile natukene sellised markerid, et kuidas eristada füsioloogilist ja emotsionaalset nälga, sest ma olen leidnud, et see inimesi päris palju aitab, kui nad enne sööma hakkamist küsivad, et mis tüüpi näljaga mul praegu tegemist on. Ja füsioloogiline nälg on kindlasti midagi sellist, mis tekib järk-järgult. Seda on tegelikult võimalik ka edasi lükata. Võib-olla te olete ise ka märganud, et mõnikord te lasete oma lõuna üle, sellepärast te tunnete küll nälga, aga kusagil te teate, et tunni aja pärast see möödub ja tegelikult ma saan seda edasi lükata. Aga seda nälga leevendab ükskõik milline toit ja küllastustunde tekkides, siis inimene on võimeline see söömise lõpetama ja ta ei põhjusta meis mitte mingisuguseid süütundeid või mitte mingisuguseid negatiivseid emotsioone. Nüüd emotsionaalne nälg on tõesti selline, mis inimestel tekib tavaliselt üsna tungivalt äkki ja tuntakse vajadust, et ma just pean tõesti seda toitu saama. Ja kui ma nagu uurin oma kliinilises praktikas, et siis inimesed on nõus näiteks selle kindla toidu pärast minema välja hilisõhtul, et saada seda spetsiifilist burgerit, tänapäeval on muidugi kahjuks meil ka Wolt ja Bolt, aga et nad on tegema nõus kõik, et saada seda spetsiifilist toitu, sest neil on väga spetsiifiline tung. Ja minu arvates on see juba üks väga oluline marker, et tegemist ei ole füsioloogilise näljaga ja mis on ohtlik, et see põhjustab väga sageli kontrolli kadu toidukoguste üle. Et inimene ütleb, et ma tahtsin süüa normaalses koguses, aga ma lihtsalt ei suutnud enam seda kontrolli hoida ja päris kindlasti sellele järgneb siis selline tugev häbitunne, enesehalvustamine ja süütunne. Nii et ma ei tea, kas see teid aitab, aga et ma olen leidnud, et praktikas selline füsioloogilise ja emotsionaalse nälja eristamine enne sööma asumist tegelikult aitab võib-olla korraks peatuda ja võtta nagu teadlikumalt seda, et mis nüüd toimuma hakkab, et mida ja kui palju ma ikkagi söön ja mis üldse minuga toimub. Nüüd nagu mõelda, et see normaalne söömine ja siis minu jaoks ikkagi problemaatiline söömine on suuresti see, väga problemaatiline söömine on see, kui inimesel kaob kontroll toidukoguste üle. Ja me tõesti räägime seda, et liigsöömishoo käigus inimene võib süüa korraga minimaalselt 2000 kalorit, 3000, 4000 kalorit. See on tegelikult söömine kuni iivelduseni ja sinna vahele kusagile jääb siis ülesöömine. Ja ma võib-olla oma praktikas väga selgelt ka eristan ülesöömist ja liigsöömist. Mis on nagu võib-olla nende erisus on see, et kui liigsöömishool on tõesti see, et väga väikese aja jooksul süüakse märkimisväärne hulk toidukogust ja inimene kaotab siis kontrolli. Ja tegelikult see võib olla ka väiksem toidukogus kui 2000 kalorit ja nii edasi, et see on lihtsalt selline keskmine liigsöömishoo kaloraaž. Et igal juhul, kui inimene ütleb subjektiivselt, et ma kaotasin kontrolli, siis see on juba problemaatiline. Ja ülesöömis on tõesti siis ka see, et küll süüakse märkimisväärne toidukogus võib-olla lühikese aja jooksul ja inimene saab aru, et see, mida ma siin praegu teen, on ilmselgelt, ma ei vaja seda. Aga siis, kuna see toit on nii maitsev ja me kõik oleme seda kogenud jõululauas, lihavõtted, peod, mingisugused sotsiaalsed tähistamised, et me ammu saame aru, jah, me ei vajaks seda, meil on nagu küllastustunne, aga me natukene ikkagi võtame rohkem. Aga me ei taju, et kontroll kaob, me lihtsalt planeerimegi mõnikord natukene rohkem süüa. Ja mis on nagu ka näidatud tõesti ülekaalulisuse puhul, et on väga selged alagrupid.
ja ühelt poolt siis on tõesti esimene eristus, mis võiks olla, on tõesti see, kas inimesel, kellel on ülekaal või siis tõesti juba ka rasvumine, et kas tal on liigsöömishood või mitte. Sest nende ravi ja ütleme ka siis psühholoogiline abi ja ma usun ka tegelikult meditsiiniline ravi erineb päris palju. Ja kui on ikkagi selline ülekaalu siis ilma liigsöömishoogudeta või siis tegelikult selline elustiili nõustamine, puhtalt ma pärast näitan ka sellised käitumuslikud võtted aitavad päris hästi, et hakata hoidma sellist regulaarset toidurütmi, tulla välja sellest dieeditamisest, aga kui inimesel on juba liigsöömishood tekkinud või liigsöömishäire, siis tavaliselt on ka kõrgem risk kaasuvateks teisteks psühhiaatrilisteks häireteks, väga sageli me näeme depressioon, üldistunud ärevushäire, sõltuvushäired. Neil inimestel on üleüldiselt ka rohkem kehalisi haigusi tekkinud juba ja neil on väga selgelt näidatud seda, et nad sellistest tüüpilistest kaaluprogrammidest, kaalukontrolli programmidest langevad väga kiiresti välja, sest nad vajavad tegelikult psühholoogilist ravi, mitte toetusgruppi ülekaaluga toimetulekuks. nii et see on nagu väga oluline eristada, millisesse gruppi üks või teine inimene kuulub. Ja liigsöömishoogudega ülekaalused inimesed kirjeldavad, et neil on oluliselt väiksem tajutud kontroll söömise üle, nad kardavad hirmsasti kaalus juurde võtta ja nad on pidevalt hõivatud siis oma kehakaalust, kehakujust ja nad on vähem siis rahul oma kehaga ja tegelikult see läheb väga hästi kokku sellise söömishäire patsiendi või inimesega kirjeldusega. Ehk siis see näitab ka seda, miks neil on niivõrd raske oma ülekaalu kontrollida, sest tõesti neil on seda ka hõivatust, et elu kulgebki ainult söömise, planeerimise ja kaaluga seotud teemadel, et neil on väga raske nagu ennast üldse välja lülitada nendest mõtetest. ja võib-olla te olete väga teadlikud, aga siiski toon välja nagu need häirunud söömiskäitumise tunnused, mis tihti liigsöömishäirega nagu kaasnevad. ehk siis tõesti, kui tekib juba selline väga selge söömisega kaasnev süütunne ja kui ikkagi väga palju aega kulub sellele, et mõõta, lugeda kaloritest, üldse mõelda toidust, söömisest, kellega, kuna, mis ja see, et kas ma kaotan kontrolli või mitte, siis tegelikkuses on see märk juba tugevast häirinud söömiskäitumisest ja vajaks hindamist, et kas tegemist on siis ka juba väljendunud söömishäirega või mitte. Aga selline probleemne söömiskäitumine toob kaasa selle, et inimesed väga palju sotsiaalselt isoleerivad ennast teistest ja ülekaalulised inimesed jäävad väga sageli üksi oma probleemiga ja kui on ka selliseid liigsöömishooge, siis tihtipeale kardetakse, et see kontroll kaob ka teiste ees ja see söömine järjest enam on varjatud üksinda, sest on häbi toidukoguste üle või siis tõesti kardetakse, et siis teiste selliseid reageeringuid. nii et kui nüüd nagu mõelda, siis et see, mis ma rääkisin, et liigsöömishood on juba väga suur probleem, siis tulles nüüd natukene tagasi, siis lisaks liigsöömishoogudele ja ülesöömishoogudele, võib-olla te olete kuulnud ka sellisest terminist nagu stressisöömine ja see on see, mida meie oleme väga palju uurinud ja me nimetame seda emotsionaalseks söömiseks. emotsionaalne söömine on siis tõesti, teda defineeritakse, et inimene selleks, et reguleerida oma negatiivseid või positiivseid emotsioone, teeb seda siis tõesti kas siis väga magusa või väga süsivesikute rikka või väga rasvase toiduga ja tõesti, et kui ei ole väga sellist head meetodit, kuidas näiteks toime tulla, tüüpilised sellised emotsioonid, millest räägitakse, on ikkagi igavus, kurbus, masendus, üksildustunne, ärritustunne, võib-olla te tunnete ära, et alati on neil turvaline pöörduda kuidagi
söögi poole ja kui me mõtleme, siis minu lapsepõlves küll anti lastele ikkagi suhkruvett või kommi, kui nad kukkusid või neil oli füüsiliselt või emotsionaalselt halb, et ikkagi toit oli küll ohutus ja väga paljud inimesed, kellel on emotsionaalne söömine ja emotsionaalset söömist esineb tegelikult populatsioonis märkimisväärsel hulgal, isegi ligi 30% või rohkem, isegi naistel rohkem, meestel veidi vähem. aga et ja kuidagi need trendid on sellised, et naistel pigem vastusena negatiivsetele emotsioonidele, meestel on isegi rohkem ka positiivsete emotsioonidele, et tähistatakse toiduga midagi, tahetakse võimendada neid positiivseid emotsioone. et me näeme, et see on problemaatiline sellepärast, et emotsionaalne söömine tegelikult toob kaasa sellise ülemäärase kalori ja rasvasisalduse tarbimise ja see tõesti on näidatud, et stressisituatsioonis, isegi sellistes laboratoorsetes eksperimentaalsetes tingimustes, kui inimestele indutseeritakse siis stressiolukord, siis emotsionaalsed sööjad valivad siis sellised kõrgema kalori ja rasvasisaldusega toidud kõikidest nagu sellistest toiduvalikutest sellel hetkel ja on väga selgelt näidatud, et kui ma piiran oma söömist, see piiramine tähendab seda, et mul ei ole regulaarset toidukordi, mul on üsna pikad nagu toidukordade vahed, siis see teeb ka inimese haavatavamaks selle emotsionaalse söömise suhtes, sest meil on väga raske oma emotsioone reguleerida, kui me oleme väsinud, kui meil ei ole piisavat energiat, kui meil ei ole kognitiivset ressurssi, vaimset jõudlust, et oma emotsioonidega toime tulla, siis söömine kindlasti aitab rahuneda. See on nagu väga selgelt näidatud, et lühiajaliselt see toob sellise pingelanguse või ta leevendab ikkagi sellist tugevat negatiivset afekti. ja noh, see on probleem, sest see viib tegelikult sellise liigse ülekaaluni ja me teeme seda võib-olla rohkem isegi, kui me arvame. Ja te võite ka ise mõelda, kui paljud teist mõtlevad, et oh, nii tore, lähen kinno, võtan sinna juurde midagi toredat snäkki või vaatan kodus, teen filmiõhtu, võtan sinna juurde snäkki või siis reede õhtu mõtlen ainult sellest, kuidas ma saan endale seda oma lemmikjäätist minna ostma, millegipärast on see tihti Ben ja Jerry inimestel, kellel on liigsöömishood, nii et mis on ülimalt kaloririkas ja nii edasi. Nii et inimesed tegelikult ka annavad endale lubaduse ka rohkem süüa, kui nad tahavad positiivseid emotsioone võimendada. Aga negatiivsete puhul on see, et tihtipeale ei saadagi aru, kui on juba hakatud sööma, sest me õpime selle ära. Ja üldiselt inimene, miks see püsib, see emotsionaalne söömine on see, et tegelikult on väga selge ootus, et see aitab mul tulla stressiga toime ja leevendab negatiivset afekti ja kui ma olen seda kogenud tegelikult, siis ma tahan seda veel teha. Aga teiseks on näidatud, et emotsionaalsed sööjad, neil on väga selgelt raske oma impulsse kontrollida, mitte ainult söömisega seotud impulsse, vaid võib-olla ka muid. Nad tahavad väga kiiresti oma emotsioonidest vabaneda, eelkõige just negatiivsetest emotsioonidest. ja see on näidatud, et see on üks parimaid ülesöömishoo siis selliseid ja ülesöömise ennustajaid, samamoodi liigsöömishoo ennustajaid. Ehk siis, kui te olete inimene, kellel on selline stressitaluvus ka madal, ehk te nagu väga kiiresti tekivad emotsioonid ja tahate väga kiiresti neist tegelikult vabaneda, siis teil on väga suur risk tegelikult, et te valite selleks meetodid nagu alkohol või suits või toit. Ja tegelikult miks see püsib, on tõesti siis see, et kui see toit aitab mul rahuneda, siis mul ei ole mingit põhjust seda muuta. Ja on ka muidugi see, et mingi seletus ütleb, et noh, ülesöömine ongi lihtsalt viis, et ma lihtsalt ei tegele enda probleemidega, ma suunan oma tähelepanu selle toidule, see annab mulle mingi hetkeks naudingu, ma ei pea enam oma selliste stressi tekitavate asjaoludega täna siin hetkel tegelema ja võib-olla lihtsalt see näide lihtsalt sellest on väga hea. Need on kõik avalik info, mis ma olen leidnud, et tõesti, kus toit on tõesti ainukene asi, mis lõpuks suudab nagu pakkudagi midagi veel elus. Inimesed saavad aru, et see on võib-olla põgenemine millestki, tihtipeale see on see oma emotsionaalne seisund. Ja see sõltab sellise nõiaringi,
et lõpuks inimene ongi tõesti ainult see, et kuna tundub nii võimatu seda söömisprobleemi lahendada, siis see on järjekordselt lihtsalt teen seda, et seda unustada. Nii et ma arvan väga selgelt, et inimene, kes seda kogemust kirjeldas, vajaks päris kindlasti ka psühholoogilist ravi, et tal oleks väga keeruline ainult kaalu langetusprogrammidest abi saada. Ja on väga selgelt nüüd need uuringud viidanud siis tõesti seda, et see emotsionaalne söömine, kui kalduvus süüa vastusena just negatiivsetele emotsioonidele on seotud rasvumisega ja nendel inimestel ei õnnestu ka kehakaalu langetada ei kaalu langetamisprogrammis ega tegelikult ka pärast kaalukirurgia operatsiooni. Ehk siis kui mõelda, et meil on täna tõesti ka kirurgilisi meetodeid kehakaalu või ülekaalu ja eriti just ma räägin rasvumise ohjamiseks, siis tegelikult on väga selgelt näidatud, et inimesed, kes on emotsionaalsed sööjad või kellel on liigsöömishood, siis nad pärast võivad selle kaalu väga kergelt uuesti tagasi võtta, sest neil on raske ohjata oma impulsse. Ma loodan, et see natukene on teile huvipakkuv, sest ma tahaksin teile veidikene tutvustada meie enda uuringuid, miks ma olen seda meelt, et me ei saa kõiki ülekaalulisega ühtemoodi ravida. Ja see uuring hõlmas siis, mille tulemusi praegu ma näitan, hõlmas siis üle 600 naise, vanuses siis seal kuni 50 vist osales ja täiskasvanud 18. eluaastast. Ja me proovisime siis sellise statistilise meetodi peal vaadata, kas me saaksime neid inimesi grupeerida nagu nende sellise kehamassi indeksi, nende sellise negatiivse ja positiivse emotsionaalse söömise ja hõivatusega kehakaalust ja kujust alusel natuke sarnastesse gruppidesse. Et tegelikult tuli väga ilus selline 5-klassiline lahend, et miks on ilus on see, et tulid selged erinevused, et ma kõigepealt näitan, et üks klass, kelle me kindlalt leidsime, mis oli, et siis sellised rasvunud inimesed, nende kehamassi indeks oli üle 36 keskmine ja neil lisaks sellele, et neil oli väga kõrge kehamassi indeks, nad olid ka hõivatud. Kui ma aitan teid, siis 0, see piir siin tähendab keskmist, kõik, mis on üle keskmise ja kõik, mis on alla, on siis alla keskmise. Et see 0 märgib siin keskmist skoori. Ja see märgib standardhälvet, kui kellelegi see ütleb, siis 2,8 standardhälve on väga kõrge. See tähendab seda, et need inimesed olid tõesti väga ülekaalulised. Ja neile esines tegelikult nii positiivset kui negatiivset emotsionaalset söömist. Siis me leidsime ülekaalulised inimesed, kellel oli küll kõrge kehamassi indeks, aga nad on absoluutselt keskmise lähedal ja neil oma emotsionaalse söömise või oma sellise söömise järel indikeerivad sellisest hõivatusest, neil ei esine seda, ehk siis kuidagi neil on kõrgem kehamassi indeks, aga neil ei ole sellist söömise häirele sarnast patoloogiat. Ja nüüd on siis niisugused normaalkaaluga inimesed, kellel ei olnud tõesti mitte mingit hõivatust alla keskmise tugevalt ja tõesti me leidsime ka siis normaalkaalulised inimesed, kellel oli siis kõik näitajad hästi. Probleem oli selles ainult, et nad tähistasid siis olid sellised positiivsete emotsioonide võimendajad pigem. Aga üks grupp, kes meile eriti huvi pakkus, olid normaalkaalulised inimesed, kellel tegelikult oli väga kõrge negatiivsete emotsioonide ajal söömine ja tegelikult nad olid ka üsna hõivatud oma kehakaalust ja kujust, ehkki nende kehamassi indeks ei olnud väga kõrge ja see oli normaalpiiris, see püsis seal alla 25, aga meie arvates on need potentsiaalsed inimesed, kes hakkavad liikuma sinna ülekaalu ja rasvumise klassi ühel hetkel, kui nad ei tee midagi oma negatiivse emotsionaalse söömise või oma kehataju ja kehaga üldse oma kehatunnetusega. Et see on väga huvitav ja see tähendab seda, et me neid inimesi ei saa ka ühtemoodi ravida kõiki, et kui meil tuleb ülekaaluline, kellel tegelikult ei ole emotsionaalset söömist või hõivatust, siis me ei hakka temaga psühholoogilist ravi tegema, vaid tõesti need inimesed on need, kes vajaksid psühholoogilist ravi. Ja lihtsalt, et näidata, mis oli veel huvitav, et need samad inimesed, kes olid siis väga ülekaalulised emotsionaalsed sööjad,
siis jälle keskmine on 0. Neil oli väga palju emotsiooniregulatsiooni raskusi, alustades sellest, et nad ei saanud aru, kuidas nad ennast tunnevad, nad ei suutnud eesmärgipäraseid tegevusi enam teha, kui neil emotsioonid tekkisid, neil ei olnud strateegiaid, kuidas emotsioone ohjata, neil olid väga tugevad impulsikontrolli raskused. Ja seesama niinimetatud normaalkaalulised, kellel oli siis ka negatiivne emotsionaalne söömine ja just sellist ka hõivatust, siis tegelikult nad oma selliselt emotsiooniregulatsiooni profiililt ei erinenud üldse nendelt ülekaalulistelt. Ehk tegelikult, kui te vaatate, nad on väga sarnased, ainuke erinevus on see, et ühe kehamassiindeks ei ole veel jõudnud ülekaalu, teistel on. Ja nüüd need grupid, kes siin olid normaalkaalus, eks ju, neil on näha, et neil ei ole emotsiooniregulatsiooni raskuseid ja ülekaalulised inimesed, jah, neil oli kõrge kehamassiindeks võib-olla, normaalsest kõrgem, aga neil ei ole emotsiooniregulatsiooni raskuseid. Ehk see on meile teine indikaator, et me peame vaatama, kuidas inimene oma emotsioone reguleerib ja see on ka võti sekkumiseks tegelikult. Nüüd, mida nüüd siis me veel teame? Tegelikult, kui me mõtleme psühholoogidena, et kuidas inimene toimib, et me teame, et on närviringed, mis reguleerivad tasutundlikkust ja pidurduslikku kontrolli. Ehk tõesti see, et kui hästi me suudame kontrollida oma impulsse, kui on näiteks maitsev toit või kui on väga selgelt midagi, mida me ihaldame. Ja eristatakse, ma jätsin ingliskeelsed need terminid, et tegelikult on siis selline wanting ehk tahtmine ja liking ja meeldimine. Ja nende taga on erinevad ajunärviringed ja ühte siis tahtmist, et ma pean kohe midagi saama, et mul on jube raske kontrollida ennast, seostatakse siis sellise dopamiinisüsteemiga, et te teate, et dopamiin vastutab selle eest siis, et inimese käitumist pärssida või pidurdada või siis mitte. Ja see meeldimine on siis seotud selle meie sellise keha endokannabioidsüsteemis, tähendab seda, et meil söömise käigus vabanevad ka sellised head hormoonid, mõnikord need vabanevad ka tegelikult treeningu käigus ja need on tõesti leitud, et inimesed, kellel on siis liigsöömishood, neil on väga suur ootus, et toit annab neile nagu suure naudingu, aga probleem on sellest, et nad ei saa seda naudingutunnet ja nad söövad nii kaua ja kompenseerivad seda liigsöömishoogudega, kui tekiks justkui see naudingutunne. Ja siis on teist tüüpi inimesed, kellel on väga kõrge tundlikkus just toidustiimulite suhtes. Nad ootavad, et toit on preemia, toit on ja tegelikult nad saavadki sellest toidust väga tugeva naudingutunde ja jätkavad seetõttu selle toidu söömist. Ehk siis, kui me räägime nagu ka tegelikult meditsiinilisest ravist, aga ka sellest, et mida me psühholoogidena nagu vaatame või vähemalt mina vaatan, on siis see, et mis juhib inimese käitumist. Kas see, et ta lihtsalt see toidust saadav naudingutunne on nii tugev, et mitte miski ei asenda seda või tal on raske oma impulsse päriselt kontrollida, ka teisi impulsse, see näiteks ostlemine, alkohol ka sinna juurde ja nii edasi. Nüüd kehakaaluga on siis tõusuga on seostatud väga mitmeid tegureid ja võib-olla ma käin need tõesti üle, sest väga vähe on, see on tehtud 35 uuringu põhjal, väga põhjalik ülevaateartikkel ja kaasaegsemad ei anna väga palju meile juurde, kui me ei räägi just polügeensetest riskiskooridest, ehk siis väiksed geenid väikeses kumulatiivselt hakkavad natukene mõjutama meie võib-olla sellist käitumist, aga et üldiselt on keskkonnateguritel väga suur roll ja sellest, kuidas inimene ise raamistab seda. Aga need inimesed, kellel on siis raskem oma kehakaalu ohjata ja kellel kipub see suurenema, on tõesti siis see, et kuhu nad ülekaalulise põhjused omistavad. Kas siis geneetiliste ja meditsiinilistele teguritele, et minu keha ongi selline, ma ei saagi midagi teha, mul on suguvõsa selline, või siis tõesti see ikkagi, et või ka mõnikord ainult välistele teguritele, aga üldiselt ka see, et edukate kaalulangetajatel on see, et mina ise saan ka midagi teha. Siis väga selge hulk takistusi ja mida siis tajutakse. Ehk siis kaalu langetamine on protsess, mis nõuab pühendumist. Ja see tähendab seda, et motivatsioon sellega tegeleda peab ikkagi inimesel olema kas sisemine
Nii et nagu ka siit praegu see ei ole üldse tähtsuse järjekorras, aga et tõesti see, et miks inimesel mõnikord motivatsiooni ei ole, on see, et tal on nii palju takistusi lihtsalt, et elukorralduses, et mul on töö, mul on lapsed, mul on vanemad, kellega ma pean tegelema, et mul ei olegi aega sellise asjale üldse mõelda, et mu enda vajadused on kõik tahaplaanile jäetud või kuna ma leian veel selle aja, et minna trenni tegema. Siis teiseks, kellel kehakaal on läbi ajaloo väga palju kõikunud, istuv eluviis, ka sellist rohkem näljatunnet, ma pigem ütleksin, et see on selline emotsionaalne näljatunne, kellel esineb emotsionaalset söömist, kellel on raske oma toitumist või söömist pidurdada, kellel esineb ka psüühikahäireid. Kui ei ole tegelikult siis selliseid head toetusgruppi ja see sotsiaalse toetus ei tähenda seda, et mul peab olema sadu sõpru, vaid see tõesti on tajutud sotsiaalne toetus, et ma tean kedagi, kes mind sellel teel toetab, kes aitab mul püsida sellel rajal ja seetõttu räägitakse ka ülekaalu puhul tõesti sellega toimetulekul sellistest toetusgruppide loomise vajadusest, kes siis on kogukonnas või et iseasi, kes seda juhtima peaks. Samamoodi, kui sul on väga palju elus võistlevaid kohustusi. Et ma ikkagi ütlen ka inimestele, kes tulevad ravile, et ja uurin seda, et kas elus on praegu võistlevaid kohustusi. Sest kui sul on väga kõrge töökoormus hetkel või sul on lapsed, ütleme väga kriitilises vanuses, sul on endal suhetega probleemid ja nii edasi, meil on elus väga palju stressoreid, siis ei ole kerge saada nagu eduravis, sellepärast et väga raske on pühenduda ja tegelikult tasub siis mõelda, et kuidas need võistlevad kohustused siis natukene nüüd nagu tahaplaanile seada ja tuua nagu siis see ravi esiplaanile. Võib-olla on puudulikud toimetulekustrateegiad, mõnikord emotsioonidega toimetulek, stressile reageeritakse pigem selliselt, et noh, et ma ei hakka aktiivset probleemi lahendama, vaid ma kunagi vaatab, teen. Et see tegelikult on näidatud, et see on seotud ka kehakaalu tõusuga ja üldiselt see, et ei usuta võimesse hakkama saada selle pingutusega ja see ongi väga suur pingutus. Aga kehakaalu säilitamisega seotud tegureid on ka ja siin on väga selgelt siis näidatud seda, et kui inimesed ise sõnastavad soovitud sihtkaalu, mis on realistlik ja me teame, et esimene alati sihtkaal, mida nagu kõik ravijuhised või kogu teadmine ütleb, on see, et mitte rohkem kui 10% kehakaalust. Et kui see sihtkaal sõnastatakse ja kui see saavutatakse ja mida kiiremini see saavutatakse, siis see annab ikkagi väga suure motivatsiooni sellega edasi tegeleda. Ja nendel inimestel ikkagi on, edukatel kaalulangetajatel on ikkagi kõrgem sisemine motivatsioon, nad ei tee seda kellegi teise pärast, sellepärast et parem välja näha või ainult või et keegi teine kellegi teiste hinnangute kartuses vaid ikkagi selles, et on minu tervislik seisund, see mõjutab minu enda eluvalikuid ja ma teen seda tõesti sellepärast, et ennast paremini tunda oma kehas, et mu keha funktsioneeriks paremini, mitte see ei ole ainult ka selline välimusele orienteeritud. Siis füüsiline aktiivne eluviis loomulikult on seotud, regulaarne söögirütm ja väga tähtis ikkagi, et see hommikusöök ehk siis päeva alustamine söögiga, millest räägivad kõik toitumisspetsialistid, miks on oluline ainevahetusele, et edukatel kaalujälgijatel on hommikusöök. Ja loomulikult nad teevad ka tervislikumaid toiduvalikuid, ma ütleksin pigem tasakaalustatud toiduvalikuid, neil ei ole nagu sellist näkkimist, et minu jaoks on teadlikult planeeritud vahepeal snäkkimine täitsa erinevad asjad. Üks on see, mida ma teadlikult planeerin, näiteks, et mul on pärastlõunal 4 ja 5 vahel selline väike vahepala, aga teine on snäkk, et mul on lihtsalt mingi kommikarp või kommid taskus sahtlis ja ma kogu aeg neid võtan. Need on täiesti erinevad asjad. Ja tegelikult need inimesed siis ütlevad, et nad suudavad neid keskkondi ka siis, kes kaalu suudavad langetada ja siis ka seda säilitada. Nad ütlevad, et nad suudavad keskkondades olla ikkagi hästi kontrollivad, et tõesti edukad kaalulangetajad hoiavad oma söömisrežiimi sõltumata sellest, kas tegemist on nädalapäevaga, nädalavahetusega, kas tegemist on tähistamisega, seal on ikka seesama regulaarne söömine,
lihtsalt võib-olla toiduvalikud muutuvad, aga jälgitakse väga seda, et liigset energiatarbimist ei oleks. Ja see muidugi tähendab seda, et enese jälgimine on esimene samm tegelikult kaalulangusega tegelemiseks, et üldse aru saada, mida, kui palju, mis kontekstis ma söön, kuna ma söön rohkem üle, millele emotsioonid hakkavad juhtima, mis on see sotsiaalne kontekst ja see annab meile väga palju tegelikult infot selle kohta, et kuidas tugevdada siis olukorra spetsiifilisi hakkamasaamisi, näiteks, et mida siis teha näiteks, et kui me leiame, et iga kord, kui alustan siis näiteks mingisugust, ma ei tea, ma mõtlen mõnele oma kliendile, patsiendile, et iga kord tean, et kui tuleb tikupoiss, siis ma lihtsalt näen, ma pean seal tegema pausi ja ma pean minema võtma selle spetsiifilise asja, sõltumata sellest, kas mul on või ei ole. Ja kui me näeme, et iga kord toimub seal ülesöömine või liigsöömine, siis juba see, et kuidas sa toime tuled nende ettevalmistavalt, et sa esiteks sinna ei läheks üldse või kui sa lähed, siis sa jääd eemale sellest ja nii edasi, et see on enese jälgimine ja stiimulikontroll hiljem. Ja sellega on seotud tugevalt enesekontrollivõime, et enesekontroll ei ole midagi staatilist, et on inimesed, kellel on parem tahtejõud ja parem enesekontroll ja on need, kellel ei ole. Ma ütleksin, et jah, meil on kõigil keskmisest erinevad sellised võib-olla pingutuse suutlikkus ja planeerimisvõime. See on tõesti meil erinev, aga enesekontroll on harjutatav, seda on võimalik treenida ka nendele inimesed, kel võib-olla loomupäraselt ei ole nii meelekindlad ja see on tõesti seotud enesetõhususega ja motivatsiooniga. Ja motivatsioon on asi, mis on ka muutuses pidevalt, et see, et ma ütlen, et ma tahan kaalust alla võtta, et see on väga tore. Aga et kui sa tahad seda praegu, kas sa usud, et sa oled võimeline seda tegema, et ka selle motivatsiooni poolega peab alguses päris palju tegelema, et hoida seda motivatsiooni. Ja ikkagi, et see on koostöö ja see autonoomia, et inimene ise juhib seda, et see on näidatud, et see on seotud kehakaalu säilitamisega ja aitab siis inimestel seda kaalu hoida. Nüüd võib-olla siis ma võtaksin ka kokku, et need eduka kaalu säilitamisega seotud tegurid on siis tõesti see, et kõrgem, mis on jätkuvalt jälle hilisemates uuringutes välja tulnud, et on kõrgem sisemine motivatsioon, teen seda oma tervise pärast, oma kehafunktsioonide pärast, et ennast paremini tunda. Inimesed usuvad, et nad tulevad toime, see on see tugev enesetõhusus. Neil on head emotsiooniregulatsiooni oskused, enesejuhtimise oskused. Nad tunnevad oma kehas üldiselt hästi, neil on positiivne kehataju ja nende toitumisharjumused on ikkagi sellised otseselt tasakaalustatumad ja jätkusuutlikumad. Nüüd võib-olla siis nagu paar mõtet, kuidas kehakaalu nagu langetada, mis on nagu oluline. Et ma need panin tõesti mõeldes sellele, et kui ma tegelen ülekaalulise inimesega, et mida me teeme, siis suuresti see on ikkagi tõesti see, et ühine eesmärk kaalulanguse sõnastamiseks ja ka toidukorrade planeerimine, kui tõesti kuni selleni, et aga kuidas sa elad üle selle, kui sa näiteks nädalavahetusel lähed vanemate juurde ja ema on teinud sinu lemmikkotletid, et sa oled planeerinud, et sööd 2 ja siis ütleb ikkagi isa, et lapseke söö ikka, et sa oled seal Tartus ära nälginud. Et kuidas sa siis ütled ei? Et ehk siis see toidukordade planeerimine kuni tõesti selleni, et öeldakse, et näiteks 3 toidupäeva toidukorrad ära planeerida. Mina ise mõnikord olen veidi paindlikum ja ütlen inimesele, et noh, et piisab sellest, kui hommikul läbi mõelda, et kuidas sa täna sööd, millal sa sööd, kellega sa sööd, kuhu sa sööma võib-olla lähed ja hea on see, mida sa sööd. Et ka see on juba väga suur asi. Kui seda ei tee, siis ma kujutan ette, et väga paljud teist siin on jätnud vahele lõuna, ei ole seda jõudnud süüa, nad ei ole hommikusööki ei ole jõudnud süüa. Kui me ei planeeri, siis seda ei juhtu. Motivatsiooniga tegelemine, mis sind täna takistab muutuda, mis sind täna just sa ei saa alustada näiteks, et mis me tegema peame, et sind ette valmistada. Kuidas me selle enesejälgimise sisse seame, siis see tõesti info, energia. Ma ei kasuta oma töös sõna kalorid, ma kasutan alati energia tasakaal, mis see on ja mis on üldse tasakaalustatud toitumisprintsiibide järgimine, kuidas saada ka sarnast maitseelamust, võib-olla vähem kalorikast toidust, kuidas kujundada harjumust. Füüsilise aktiivsuse sisseseadmine on harjumuse kujundamine. Me kõik teame, et füüsilise koormuse
ütleme, treeningu sisseseadmine on ülikeeruline. Igasuguse tervisliku harjumuse kujundamine on keeruline, aga selleks on ka oma võtted, kuidas sa siis järk-järgult suudad siduda aktiivsuse mingisuguse tegevusega ka, mis on su elus kogu aeg olnud, et tegelikult suur osa teist inimestest tõenäoliselt peseb õhtut enne magamaminekut hambaid. et samamoodi võiks ju mõelda, et kuidas sinu füüsiline aktiivsus oleks sarnane, et see oleks nagu hambapesu enne magama minekut, see on midagi, mis seostub juba. Siis samamoodi ülesöömist vallandavate teguritega töötamine ja toimetulek ja kogu söömiskäitumise muutmine, kuidas süüa aeglasemalt, teadlikumalt, tempo alla võtta, nautida kõiki meeli. Selleks on, et see on see emotsionaalse söömisega toimetulek, seal on väga selged oma võtted. Siis kindlasti tegeleda sellise sisekõnega ja mõtetega, mis käivad peast läbi, et inimesed väga sageli ei märka, kui nad annavad lubaduse, et aga ma võtan veel ühe tüki, ma võtan ühe veel. no aga läks juba, siis ma võtan täna kogu paki, söön ära näiteks. et see, kuidas me räägime, kuidas me vastame endale, väga palju mõjutab seda, kuidas me käitume. ja paratamatult noh, muidugi emotsioonide regulatsiooni oskused, et me teeme ka emotsiooni regulatsiooni gruppe ja kuidas üldse kroonilise stressiga toime tulla, sest krooniline stress ei soodusta kehakaalu langetamist mitte mingisugusel viisil, sest krooniline stress toob kaasa ainevahetuse muutused, inimesel ei ole võimalik kaalu langetada selles olukorras, peab leidma viisid sellega kuidagi hakkama saada. ja mida ma väga nagu rõhutan, on ikkagi see, et isegi kui tekib tagasilöök, siis see ei ole tagasilangus. et me tõesti saame näidata, mis on tagasilöök, mis on tagasilangus, sa ei ole kunagi tagasi põhjas, kui sa oled neid muutusi sisse viinud. Tagasilöökide puhul on oluline see, kuidas sa sellele reageerid ja välja tuled, mitte see, et see toimus. Tagasilöök toimub kogu aeg elus, see on norm. See ei ole mitte midagi ebanormaalset ja pigem me peame mõtlema, et kuidas sa sellest kohe välja tuled. ja mida ma ütlesingi, et kuhu me oleme tegelikult täna jõudnud ja ma olen ka ülekaalu ravijuhendite töörühmas siis arstidega, kes tõesti tegelevad väga keeruliste rasvumisest ja ülekaalust olnud seisunditega. aga ma näen, et täna on väga vähe pööratud tähelepanu kognitiivsetele protsessidele ehk kõik, mis toimub kahe kõrva vahel, me oleme psühholoogid. ja tõesti see praegune keskkond, milles me elame, on rasvumisohtlik nende inimeste jaoks, kellel on raske toiduga seotud stiimuleid ohjata. Toit on nende jaoks nauding, preemia ja samas nad ei suuda ka pidurdada. ja me tegelikult psühholoogidena saame pakkuda erinevaid tehnikaid, et õppida neid oma tunge ja impulsse paremini kontrollima. ja tegelikult, et muuta käitumist, meil on vaja ka teada, mis toimub kahe kõrva vahel inimesel, kuidas ta mõtleb, kuidas ta tajub, kus ta tähelepanu läheb ja nii edasi, milliseid toidustiimuleid või kuidas ta märkab üldse ja kuidas ta neile reageerib, samamoodi, kuidas sa oma kehapildile reageerid ja nii edasi. nii et ma täna ütleksin, et meil ei ole kahjuks tõesti väga head ülekaaluravi gruppe ka psühholoogilise nõustamise näol ja ma usun, et see on tulevik, sest see on näidanud, et see töötab grupis, sest see on toetuse pakkumise üks vorm, aga seal on erinevad võib-olla individuaalsed trajektoorid. ja on olemas tõesti kognitiivkäitumuslikud ravimeetodid, et väga paljud ravijuhendid on näidanud seda. ja ka tegelikult, kui keegi kuulajatest kaalub ka kaalukirurgiat, siis päris kindlasti ennem on oluline kontrollimatu söömine saada kontrolli alla, et see näitab siis, et see tegelikult ka raviefekt on siis pärast suurem. ja nüüd, miks ma toon selle eraldi välja, et rasvumise ravi on võrreldes ülekaaluga ikkagi niivõrd komplekssem, et see kaasab nii palju sellist meedikute kaasamist ja näidatud tõesti, et ka seal on võib-olla geneetilisel komponendil suurem, ka suur osakaal, suurem kui ülekaalulisusel, aga see ei tähenda seda, et keskkond ei panusta. ja kuna rasvumisega toimuvad kehas väga suured muutused ja väga mitmed terviseprobleemid, mis on väga püsivad, siis selle ravimine eeldab meditsiinipersonali kuni sinna tõesti, et võib-olla on, et meil ei ole ainult toitumise ja eluviiside ümberkorraldamine, vaid ka mujal maailmas ravijuhistes väga selgelt näidatakse ka personaaltreenerite osakaalu.
et kuidas jõuda siis, mida üldse teha, kui sa oled tugevalt rasvunud, millist füüsilist treeningut sa üldse teha saad. ja seal on tegelikult ikkagi väga oluline, et see dieetravi, mis inimestele tegelikult väga naudingut ei paku, aga et sa pead kulutama rohkem energiat, kui sa tarbid. See on väga selge. ja mis on jällegi see pool, mida ma ütleks, et on psühholoogiline, on see, et kui sa oled saavutanud kehakaalu, vähemalt tulnud rasvumise, seal on erinevad rasvumise staadiumid. Kui sa oled suutnud alla tulla ka, et järjest oma riski vähendada, siis palju raskem on hoopis kehakaalu säilitada, kui seda alla võtta. ja võib-olla siis lõpetuseks, eks ju, et ülekaal on väga suur probleem, millel ei ole ühest lahendust, aga me saame ikkagi päris palju ise teha, et õppida juhtima oma impulsse. ja aitäh teile kuulamast ja ma ei tea. Kirsti, küsimusi on tulnud palju, aga ma ikkagi modereerin neid ise teile ja ja ütlen, et ettekanne oli suurepärane, kõik kuulsid väga pühendunult. Ja nüüd on niimoodi, et ma loen nüüd need küsimused ette, mis ma natuke modereerin neid. kõigepealt keegi ja aitäh. soovitas ühte raamatut, Glükoosirevolutsioon. ma ei tea, kas te teate seda raamatut? Ma arvan, et neid on päris palju selliseid ja raamatuid, aga mis selle soovituse mõte? et seal oli ka just selline veresuhkru ja kõik selline Ah, tasakaalustamise asi, kuidas, mhm. ühesõnaga see oli väga hea soovitus tema Ahah. meelest. nii, aga ma nüüd loen küsimusi ette siit. et mis oleks siis parim viis, kuidas õppida oma emotsioone reguleerima, et ei peaks toidu poole pöörduma? Ja, et kõigepealt alustama peaks sellest, et kõigepealt andma oma emotsioonile nime. Väga paljud inimesed ei saagi aru, kuidas nad tunnevad, saama aru emotsioonidega kaasnevast kehalistest taistingutest. Noh, võib-olla ärevus on selline asi, mida kõige paremini on mõista, et kui me oleme ärevad, siis meil süda peksleb, mõtted rallivad peas või alust on nõrk või süda või noh, meil iiveldab. ja iga tunne paneb meid mingil moodi tegutsema, näiteks ärevus paneb meid ära minema olukorrast. ja samal ajal, kui me mõtleme, et mida teeb siis üks nagu tunne, kus ma midagi väga tahan, siis see paneb meid just lähenema, et me õpetame tegelikult vastupidiseid käitumisi, kehareaktsioonide muutmist. seal peab ka mõtlema, et kui tugevalt inimesed neid emotsioone kogevad, siis ka tõesti märkame neid mõtteid. väga hea tehnika on tõesti, et alguses öelda stopp, ära tee midagi, proovi lihtsalt mitte midagi teha, hinga, ära absoluutselt reageeri, et lihtsalt ole 3 minutit paigal, lükka edasi 5 minuti kaupa kasvõi. et see on nagu väga individuaalne, aga ma räägin, et see on väga keeruline oskus. See on absoluutselt kõige keerulisem oskus, ma arvan, ka noortel inimestel, täiskasvanutel. jah, kui palju selline nagu see kaalustigma mõjutab, et noh, nagunii on mul vaata see märk küljes ja ma tegelikult sellest välja ei saa, et kas selle kaalustigma mõtteviisiga ka tasub tööd teha? Absoluutselt, ma arvan, et see kaalustigma tasuks ka mõelda, et kui palju seda on meditsiinisüsteemis endas, kui palju seda on ühiskonnas, et noh, selles mõttes on see minu jaoks ka nagu, selles ma räägin, et keskkond, milles me elame, kus toidutööstus toodab meile mega head ahvatlevat toitu, on ju, ja tegelikult siis teine keskkond, kus meile ei õpetata, et kuidas ma hakkama saan selle kõigega, sellepärast et me ei ole ette valmistatud selleks täna, me ei tule sellega lihtsalt toime. Et see on nii silmakirjalik ja siis öelda, et inimesed on ise süüdi oma ülekaalus. Et see, mis toimub, kuidas meid, noh, ütleme, ma ei taha öelda, me oleme nagu Pavlovi koerad, aga põhimõtteliselt on ju niimoodi, et meil on igal pool toit ümberringi. Meil aktiveeruvad ühel hetkel kõik aistingud nii kiiresti, et me peame nagu mõtlema, et kuidas sellega toime tulla. et üks küsimus on küll rohkem võib-olla tervishoiutöötajale, aga kas naised menopausi ajal kipuvad kaalu juurde võtma? Ma tuleksin siit välja mitte ainult menopaus, vaid ma räägin menstruatsioonitsüklist, et tõesti enne menstruatsiooni algust on nädal aega siis periood, kus naised, eriti emotsionaalsed sööjad, nendel siis suureneb hüppeliselt süsivesikute tarbimine, kehakaal võib suureneda ja see näiteks kohe peatub, kui tõesti menstruatsioon algab ja siis on mõned kirjeldavad, et noh, 2 nädalat on normaalne aeg, siis tekib selline tugev tung. see tung, mida inimesed kirjeldavad, on ikka sarnane alkoholitungiga. et see on ikkagi jah, ja menopausiga tõesti see on sellepärast, et meie energiavajadus väheneb ja keharasv paikneb ümber, et aga see on ka ümber muudetav, nii et.
ja küsimus, et kuidas siis näiteks kommi asendada brookoliga, et kas siin on ka, kuidas selle oma ei saa, kommi mõtlemisega. ei saa brokoliga asendada, et jah, vot see ongi nagu see, et kõik sellised toitumissoovitused, mis meile antakse, minu jaoks on see selles mõttes keeruline, et see maitse ei ole lihtsalt võrreldav. et sa pead nagu mõtlema, mis on see natukenegi analoog, see on vähem suhkrut, aga see ei ole brokoliga asendamine. jah, et seda ärge nüüd tõesti mõelge, et me ei ole võimelised tegema selliseid kõik või mitte midagi lahendusi, et ja ma arvan, et süsivesikute tarbimine on väga tähtis ja me ei pea võtma nulli neid asju. lihtsalt nagu natukene paremini aru saama, mis meid käivitab, kuidas neid koguseid kontrollida. see on nagu pigem teema, et mitte, ma ei näe võimalust ise ausalt öeldes, et keegi peaks asendama kommi brokoliga. lihtsalt tuleb jõuda selleni, et sa seda kommi ikkagi ei taha, et korraks peatud, et sa kõike komme ei söö. Lihtsalt, et see, et asi pole, eks ju, ühes tükis šokolaadis või kolmes kommis, vaid küsimus on selles, et see läheb üle, üle rohkem, me räägime suurematest kogustest. ja, ja küsitakse seda ka, et kui see ülekaal on tekkinud pikaajalisest ravimite tarvitamisest, see on ka tegelikult Mm, päris sage teema, et mis nõu te on. siin annate? Vot see on nagu see, mis minu arvates hõlmab meditsiinipersonali kaasamist ja ikkagi me teame, et eks ju ka paljud noh, väga paljud seisundid toovad kaasa selle, et ainevahetuse aeglustumise. Või siis nad muudavad söögiisu näiteks, et suurendavad ka söögiisu ja seda peaks tegelikult rääkima oma raviarstiga, kas on asendust ravimi näol. et üldiselt tänapäeval on sellest väga-väga ollakse teadlikud psühhotroopsete ravimite puhul. see on väga suur probleem ja see on väga-väga raske. miks ma ütlen, et seal peab kindlasti ka meditsiinilist personali nagu kaasama, kui on juba kehalised probleemid. ja mida arvate tsingi ja seleeni kasutamisest, seal ka on tihtipeale, et võtad seda vist, ma ei tea midagi, et siis magusaisu väheneb. no ma arvan, meil on igasuguseid ju võtteid, kuidas nagu siis, mida inimesed ka teevad, eks ju, et oma magusaisu nagu vähendada. aga et võib-olla siin nagu see küsimus on pigem selles, et vaadata, mis juhtub, et kui süüa nagu regulaarselt ja saada oma energia kätte, et mis siis su magusaisuga juhtub. et tihtipeale see magus on ju tõesti selleks, et kiiresti saada veresuhkur kõrgele. et ja, ja pigem nagu mõelda kas sellised toidulisandid on praegu üldse vajalikud, et enne ma ei julgeks küll mingeid toidulisandeid soovitada, kui söömine ei ole korras. ja, aga ma ei ole ka toitumisnõustaja, ütleme ja nii, et aga kui ongi selline olukord, et inimesele hommikusöök no lihtsalt ei sobi, et siin keegi ütleb, et tal võtab iiveldama, aga väga paljudel polegi isu enne jah. lõunat. kas see on ka teema, mille peaks korda saama, et sa ikkagi regulaarselt iga 8 tunni tagant sööd? jah, et ma näen ka, et väga paljud inimesed, kellel on siis ka liigsöömishood või ülesöömishood, ütlevad, et nad peavad ennast justkui sundima hommikul sööma ja siis me tegelikult leiame need viisid, et kuidas järk-järgult hakata siis sööma hommikul. Sest see iiveldus on tihti ka sellest, et õhtused viimased toidukorrad on väga hilja. et seal tulevad need probleemid. see nõuab ümberõppimist, aga seda on võimalik teha tegelikult selliste noh, mingite alternatiivide leidmisega natukene. kas Mhm. seda emotsionaalset sööjat saab aidata ka see rebelsuse ravi, see on siis nüüd see semaglutiid vist või? Jaa, et see on hästi huvitavad uuringud, ma vaatasin just viimaseid ühe teise loenguga seoses viimased ajukuvamise uuringuid, et tegelikult nad näitasid siis tõesti seda, et ta mõjub umbes sarnastes ajupiirkondades, kus ka see niinimetatud selline tasuootus ja selline pidurduslik kontroll on, et jah, et need on esialgsed uuringud küll, aga praegu on küll näidatud seda, et see aitab ohjata tunge. Et see soodne teatavasti ta kõrvalmõju ju ka. ohjab ka alkoholi kasutamist, nii et ta on nagu universaalne selline pidurduse võime parandaja. ja no siin mõned küsimused on väga konkreetsed, ma neid ei hakka ette lugema, aga lihtsalt tõesti soovitan perearstist alustada, kui on nagu näiteks siin teismelisega oli probleem. ja on üks nõuanne, et kuidas kommenteerite, et kui on niisugune isu näksida, et parem hoopiski juua klaas vett või mõned lonksud vett ja see ka nagu, nagu täidab magu, et nagu sundtegevus selline. Mhm. Nojah, kui kauaks ta siis aitab, et seal pigem nagu võib tõesti mõelda neid strateegiaid, et kuidas sa saad 5 minuti kaupa nagu seda edasi lükata, sest tungil on nagu üks selline huvitav omadus, et ta ei kesta lõputult.
seda on võinud, ta käib maha ühel hetkel, iga emotsioon käib maha ühel hetkel. ja kui me selle kriitilise punkti nagu üle elame, siis on parem võimalik kontrollida ja see ongi selline samm-sammuline, et kuidas ma õpin edasi lükkama, milliseid teisi kehaistinguid ma tekitan endale. Mhm. Et see on niisugune individuaalne. Ja vot kroomitablette mainitakse, et siis pärast seda on šokolaadiletist kergem mööda käia, et vot see on jah see, mida seostatakse kroomi toidulisandiga. Jah, aga et nojah, kas see siis tähendab seda, et seda peab sageli tegema? jah, jah, ei, pea, kui see aitab inimesi ja noh, kui on leitud viisid, mis toimivad, siis miks mitte. aga suhkruasendajate kohta, mida te kommenteerite? Jah, mida nad asendama peaks, kas seda, et ei saaks nii palju kaloreid Ilmselt küll või jah. saaks magusa kätte, et aga ma arvan, et ei saaks nii palju kaloreid. Teate, ma ei ole toitumisnõustaja, aga uuringud on nii ja naa, eks ju, et mõned inimesed ikka üldse ei soovita suhkruasendajaid kasutada, teised soovitavad. noh, diabeedi korral me räägime üldse teistsugusest toitumisest, aga mina räägin ikkagi, kui ülekaal, kui inimesel ei ole diabeeti, et selles mõttes, et seal tasub nagu ikkagi nõu pidada väga konkreetselt oma siis mingisuguse endokrinoloogi või perearstiga. nii et mina üldiselt oma patsientidele ei soovita suhkruasendajaid kasutada. ja, ja no jah, et kui kelle poole pöörduda, kui on aru saadud, et on rohkem stressi või emotsionaalne probleem, et kust siis jah alustada seda teekonda, kas meil perearstid ja pereõed on pädevad, et alustada ja kätt hoida? no nad võiksid olla ju, et üldiselt ülekaalulise ravijuhend ongi suunatud esmatasandile, aga ma saan aru, et veidi on ka nende probleem see, et neil ei ole täna kusagile, no ütleme, et pereõde võiks olla siis keegi, kes pakub midagi, aga nad ütlevad ka, et neil tegelikult ei ole neid oskusi, neil ei ole kusagile suunata, et meil täna ei ole hästi see korraldatud ja tegelikult ma väga loodan, et see ülekaalu ravijuhend natuke nagu selliseid praktilisi soovitusi annab, et kuidas siis seda korraldada üldse. ja räägi see on sellest suur probleem. ravijuhendist ja see ravijuhend on mitte patsientidele, vaid esmatasandile ja See on arstidele. esmatasandile jah, ja tegelikult milliseid siis soovitusi anda, et kuhu pöörduda ja nii edasi, et midagi peab välja mõtlema tervishoiusüsteemis. Te mainisite ka grupiteraapiat, kas siis Tartus näiteks on mingeid grupiteraapiad kaalulangetajatele? ei? Ei ole kaalulangetajatele otse selliseid siin vahepeal üritas koos käia grupp nagu anonüümsed ülesööjad, sarnaselt nende anonüümsetele alkohoolikutele, aga minu arvates see grupp oli selline õhinapõhine, ta lagunes laiali ja tegelikult ma olen ise mõelnud ülekaalulisuse gruppe teha, sest ma näen, et väga palju on seal psühholoogilist poolt, mitte ainult seda, et õpetada, mida süüa. nii et jah, et käivad ka, no ütleme, on meditsiinisüsteemis mõeldud, et kuidas neid gruppe luua, kes neid rahastama peab, on nagu suur küsimus ja nii edasi, et ma ei tea, kui palju inimesed on nõus ise rahastama. aga jah, võib vaadata emotsiooniregulatsioonide oskuste parandamist, et ikkagi kliinilised psühholoogid teevad seda. jah, ja nii tundub, et sellised küsimused, mis nii praktilised üks küsimus küsimused. ja ainult tänud on, nii et väga hea loeng ja kõik ja nüüd on juba tänusõnad. mulle tundub, ahah, et selliseid ja üks küsimus on, ma siiski loen veel selle ette, just ennem jäi küll vahele, et vot teismeeas noor, kes on ülekaaluline, perekond hakkab kell 10 sööma, aga kuidas sa siis soovitad, et noh, et mida siin siis teha või kuidas see poiss või jah, neiu oma kaalumärka saaks? Meil on nagu üldiselt selline põhimõte, et pere on ka kui osa ravimeeskonnast, et sellisel juhul ikkagi pere tuleb kaasata enda paati, et hakata, nemad viivad neid muutusi ellu siis koha peal, kodus. et aga see on jah see, et kui pere enda hoiakud ei toeta noorukit või last, siis see on nagu hästi suur probleem. ja ja nojah, nii et väljakutseid on, et siin jah, tõesti väga palju. pereõed võivad soovitusi anda, aga no psühholoogilist nõu nad ei oska anda. aga teil oli tõesti väga-väga hea loeng, et ma tänan ka omalt poolt. me paneme siis järelkirja selle loengu 30 päeva järel vaatamiseks, te saate vajalikke slaide pildistada ja kui tuleb söögiisu, siis lugege mingeid ridu ja ja läheb äkki ja kergemaks. ja vaatamata stigmale pöörduge ikkagi psühholoogide ja kliiniliste psühholoogide poole ka, et ärge kartke seda. ja, aga aitäh veel kord aitäh. professor Kirsti Akkermannile. väljas on kena kevad, varsti lähme jalutama, liikuma ja järgmiste webinarideni. Kõike head. teeme nii, aitäh.